Tere ja tere tulemast Toidupanga toidukoolitusele. Täna räägime, kuidas valmistada säästlikult, lihtsat ja maitsvat toitu. Me kõik vajame igapäevaselt toitu, ent sööme erinevates kogustes ja sagedustes, sõltuvalt keha vajadustest ja võimalustest. Kodus ise toidu valmistamine toob kaasa palju eeliseid. Saame kontrollida oma tervist ja heaolu ja säästa ka raha. Valmis toit ja kaasa ostetav toit on sageli kallid. Samuti ei jää valmistoidust tavaliselt midagi järele järgmisteks päevadeks, kuid kodutoidust võib jääda piisavalt, et valmistada veel vähemalt üks eine. Kindlasti olete märganud seda, et kui käite poes, siis sageli on kiusatus haarata poest kaasa kas saiake, pitsalõik või šokolaad, kuid koju jõudes on energia tihti juba otsas ja kõht väga tühi. Kuid kas selline toit pakub tegelikult rahuldust või sööme rohkem kui vaja? Valmistoidu tootjad investeerivad palju pakkuda meile maitsvaid tooteid, mis tekitavad soovi aina rohkem süüa. Kui aga ise toitu valmistame, teame täpselt, mida sööme ning väldime üleliigseid koostisosi. Viimasel ajal on inimesed hakanud rohkem tähelepanu pöörama sellele, mida meie toit sisaldab. Poes ostetud tooted võivad sisaldada pikki ja keerulisi koostisosade nimekirju, mis tekitavad väga suurt segadust. Kui aga ostame lihtsaid toorained nagu porgandid ja õunad, teame täpselt, mida koju toome. Neist taskukohastest ja kergesti kättesaadavatest koostisosadest saab valmistada palju maitsvaid roogasid. Aja ja oskuste leidmine võib tunduda väljakutse, kuid toidu valmistamine ei pea olema keeruline. Alustada võib lihtsatest roogadest ja järk-järgult muutute osavamaks. Isegi kui kõik alati esimesel korral välja ei tule, ei ole hullu. Õpime läbi kogemuste. Kuidas aga leida aega siis toidu valmistamiseks? Siin tuleb mängu planeerimine. Kord nädalas võiks vaadata kapid ja külmiku üle ja kasutada ära toiduained, mis ei ole enam kõige värskemad. Seejärel saab koostada toiduplaani päevadeks või terveks nädalaks. Internetist on lihtne leida sadu retsepte, sisestades vaid ühe koostisosa. Algajad saavad end kindlamalt tunda, kui järgivad retsepte täpselt, kuid vilumuse tekkides saab juba koostisosi asendada või soovi korral välja jätta. Aga kuidas siis säästa aega söögi tegemisel? Näiteks saab tatra keetmisel kuluvat aega vähendada, kui jätta see eelmisel õhtul külma vette ligunema. Samuti võib suuremaid koguseid süüa teha ja pool sellest sügavkülma panna, et hiljem kiiremini toitu valmistada saaks. Näitame teile ühe lihtsa ja maitsva retsepti supi valmistamisest. Loodame, et see inspireerib teid köögis katsetama. Aitäh teile! Tere, mina olen Julia. Tänases videos õpetame, kuidas valmistada Eesti-pärast seljankat. See klassikaline supp on ideaalne valik ja sobib hästi, kui tahetakse midagi soojendavat ja toitvat, mis on täis maitset. Valmistamine on tegelikult väga lihtne ja tulemus võib lihtsalt keele alla. Alusta alati kätepesust ja veendu, et kõik tööpinnad ja kasutatavad köögitarvikud oleksid korralikult puhtaks pestud. Puhtus on köögis oluline, aga mitte ainult toiduohutuse tagamiseks, vaid ka selleks, et maitsed säiliksid puhtad ja värsked. Tööriistad, mida me vajame, on supipott 3-liitrine, lõikelaud liha jaoks ja tegelikult oleks vaja eraldi lõikelauda liha jaoks, sest toores liha ei tohiks kokku puutuda teiste toiduainetega. Aga kui sul ei ole kodus teist lõikelauda, siis tuleb lõikelaud kindlasti kuuma veega ja korralikult pesuvahendiga hõõruda puhtaks ja seejärel väga hästi kuuma veega ära loputada. Mida meil meie supi jaoks vaja läheb?
praegu koorin siin juba kartulit ja kartul sobib alati seljanka sisse. Aga räägin sulle veel mõnda nippi, mida võib lisada, mida võib ära jätta seljankasupist, aga kindlasti me paneme kartulit, ühtlasi sibulat, siis meil on siin hapukurki ja siis meil on peekonit, eks ole. Siin on meil tomatipasta ja siin on sellised grillvorstid, aga sa ei pea panema peekonit ega grillvorsti, sa võid panna midagi muud. Näiteks on sul pakk hakkliha, sa võid teha ka hakklihast või mõnest muust lihast seda suppi. Aga esialgu on vaja meil siis kartul ära koorida ja koorin ma alati ühe kausi sisse. Mul on alati laua peal kaus, kuhu sisse siis panen kõik koored. Sibulakoored, kartulikoored, et siis on pärastpoole hea prügikasti ära visata. Aga võtame veel mõned kartulid, koorime ära ja siis peseme kartuli puhtaks, sellepärast et kui me kartulit niimoodi siin koorime, siis kartul saab ikka mullaga kokku. Nii, ja siis peale seda, kui meie kartul on ära puhastatud, siis puhastame ära ka sibula. Ja meie sibul ning kartul on siis puhtaks kooritud, pestud ja nüüd hakime sibula ära. Ja sibula peame siis tegema pooleks ja nüüd siis viilutame sellised õhukesed viilud. Nii. Ettevaatlikult lõika, et sõrmed pane niimoodi, ära hoia täitsa niimoodi, sest muidu võid kogemata näppu lõigata. Ja lõika rahulikult, ettevaatlikult, sest see sibul võib siin täitsa libe olla käte vahel. Et lõika rahulikult sellised ribad. Ja samal ajal, kui sibul praeb, me võime ära lõigata kartuli kuubikuteks ja lõikan sellised rattad. Nii, siis lõikan sellised ribad ja nad võivad olla täitsa natukene suuremad või väiksemad. Ei ole oluline, et peaksid olema nüüd sentimeetri suurusega ühesugused tükid. Ei ole üldse hullu, kui tulevad natukene väiksemad või suuremad või erineva suurusega kartuli tükid või siis sibula siis viilud, mis me tegime, eks ole, et sibula puhul on hea, et mida õhemad, seda parem, aga ei ole hullu, kui sa teed ka kuubikut näiteks. Et sellepärast küll ei tasu suppi tegemata jätta, kartes, et ei tule õige suurusega kuubik või siis sibulatükk. Ja kartuli võime panna kaussi. Ja kui sibul on kuldkollane, siis lisame siia juurde 1 detsiliitrit vett, siis terapipra, loorberi ja laseme umbes 10 minutit siin niimoodi haududa. Nii kaua, kui meie sibul potis haudub, saame ära lõigata kurgi ja peekoni ning suitsusardellid. Täpselt samamoodi nagu kartuli puhul ei pea olema täpselt ühesuurused tükid. Hapukurk on ära lõigatud, kartul on samuti meil siin vahepeal juba eelnevalt ära lõigatud ja nüüd lõikame siis peekoni, lõikame sellisteks parajateks tükkideks. Ja kui sinul on siis olemas lõikelaud liha jaoks, siis kindlasti kasuta lõikelauda eraldi liha jaoks. Ja peekon on ära hakitud ja nüüd lõikame suitsusardellid samuti tükkideks. Lõikame sellised parajad suurused, näiteks umbes niimoodi. Ja tegelikult siia supi sisse sobivad ka eelmisest õhtust näiteks ahjuliha siis otsad, jäägid, mis on alles jäänud või siis näiteks kanafilee või suitsukana. Et ole loominguline ja vaata, mis sul külmkapis on ning
kasuta seda enda supi sees. Ja nüüd lisame siia tomatipasta ja hautame mõned minutid. Ja kallame siia juurde meie aedviljapuljongi. Nüüd lisame hapukurgi või marineeritud kurgi. Lisame suitsusardelli, peekoni ja kartuli. Ja laseme sellel tõusta keema ja kui on vaja, soovid natukene lisada juurde vedelikku, mina vaatan, et siia võiks täitsa keevat vett veel juurde lisada, umbes liitri jagu ja pane gaas peale ja lase haududa 20-25 minutit. Ja meie supp on valmis saanud ja tõesti mõnus supikene. Sa võid siia lisada juurde rohkem järgmine kord näiteks tomatipastat, kui sa soovid, et siis ta tuleb tummisem. Et katseta ja proovi ja tegelikult seda suppi võib ka ilma tomatipastata teha, et väga maitsev tuleb ka sellisel viisil. Ja nüüd me serveerime supi ja muidugi siia peale sobib selline mõnus hapukoor, kas siis suurema rasvasisaldusega või natukene väiksema, ei ole hullu. Mõlemad variandid sobivad ja kindlasti sobiks panna peale ka natukene värsket ürti, kui sul on, kui ei ole, siis ei ole hullu. Et mis siia peale võiks sobida, näiteks petersell või siis dill, basiilik või miks mitte tüümiani, et väga hästi sobib iga värske ürt siia peale. Ja kui sul tuleb suppi rohkem, siin ei tulnud suppi rohkem ja tegelikult ka vedelikku me ei pidanud juurde lisama, et väga hästi sobis see kogus, mis me retseptis panime, aga kui sul tuleb järgmine kord mõte, et sa sooviksid teha suppi rohkem ja panna sügavkülma, siis ka see variant on olemas ja sul on alati võimalus võtta sügavkülmast siis supp ja lasta selle üles sulada ning süüa siis sügavkülmutatud suppi, mis maitseb ka väga hästi ja säilib suurepäraselt sügavkülmas. Aga suur tänu teile, et te osalesite Toidupanga toidukoolitusel ja loodame, et saite endale siit inspiratsiooni, nippe, ideid, kuidas valmistada kodus üks mõnus tummine maitsev supp just sellest, mis sul on külmkapis. Et ole loominguline ja vaata, kui sul on näiteks porgandid, kartulit või mõnda muud juurvilja ja liha või siis ei ole liha, ära pane liha, pane näiteks ube või siis siin on meil ka seal on meil läätsed, aga siin on meil siis oad, et täpselt samamoodi võite teha sellist suppi näiteks ubadega. Ole loominguline ja ikka head isu!